Täna avame siis järjekordse näituse, mis on pühendatud Eesti Raamatu aastale. Mahtra muuseum on teinud neid päris mitu ja kõigi nende taga on meie teadur Rait Talvoja. Oleme avanud raamatu teemalisi näitusi Juuru raamatukogus, Ingliste raamatukogus, Juuru koolis ja suurem näitus on tulemas muuseumi ööl 17. mail siinsamas. Aga täna on meil hea meel avada järjekordne ilus näitus Eesti Piibliseltsilt ja Jaan Päärensonilt, kes on meil mitu näitust juba teinud. Kõik väga huvitavad, väga kvaliteetselt teostatud ja Jaaniga lihtsalt lust koostööd teha. Alati on teada, et kõik on õigeks ajaks valmis, kõik on kvaliteetne. Nagu te näete, ka see näitus täna panime püsti ja nüüd on ta avamiseks valmis. Ja meie poolt on siin olnud, on Rait teinud väikese valiku meie isa palvega seotud raamatutest, katekismustest, piiblitest, aga sellest ta räägib võib-olla hiljem. Aga kõigepealt annan sõna Jaanile näituse tutvustamiseks. Aitäh, Jaanus! No vaata, eks ajaloolastena me teame, et asju tuleb teha õigel ajal ja täpselt nii palju saab teha, kui on võimalik. Kui aeg otsa saab, siis me rohkem seda teha ei saa. Ja nii nagu ma olen ka nii mõnelegi vastanud näituste, et miks on näitus nii suur või nii väike ja siis ma väga tihti on öelnud, meil on sellist 2 etaloni, mille järgi me näituse suurust teeme. Et üks on Kullamaa kultuurimaja foajee ja teine on Mahtra muuseum, sest et narr on niimoodi panna näitust üles öelda, et teine pool näitust tuleb teine kord. Peaks nagu olema ühel ajal see näitus ikka olemas. Ja muidugi on rõõm siin olla jälle. Ma olen öelnud ja mõned jutumärkides kadedad inimesed on ka öelnud, et vist Jaan sinul ja Piibliseltsil on Mahtra muuseum nagu oma muuseum. Aga ta nii ongi, see ongi see, et eestlased me olemegi kõik, tunneme üksteist. Ja oleme siin mitmed näitusi teinud ja see raamatuaasta näitus, mis on tegelikult meie isa palve näitus, sest me alustasime selle näitusega eelmine aasta, kui tähistati meie isa palve tänini kõige vanema säilinud kirjalikult tekstina, meie isa palve tekstina Kullamaa vakuraamatu tühjadel lehekülgedel, kus oli see kirjas. Ja eelmine aasta siis Eesti Kirikute Nõukogu kuulutas aasta on meie isa palve aastaks. Ja Piibliseltsina me leidsime, et meie selliseks heaks võimaluseks on seda meie isa palve lugu natukene tutvustada teistmoodi võib-olla kui kirikutes on seda harjutud tegema, sest kirikus või ka kodus me loeme või palvetame meie isa palvet. Aga kuidas ta läbi meie piiblitõlke ajaloo on eesti keeles olnud, on ka oluline teada, sest vaevalt meil kõigil on võtta siin Stahli kiriku ja kodu käsiraamat või Vastne testament või Vandrakülli katekismuse üksikud lehed ja sealt saab teksti leida. Ja siis me otsustasime, et me teeme selle näituse sellisena, et alustame Kullamaast ja lõpetame siis esimese piiblitõlkega. Kuigi meil ideid on palju, mida me tahaksime sinna juurde panna, lisada veel küll, olgu siin setud küsinud, miks nende keeles ei ole, võrgud küsinud, miks nende keeles ei ole ja siin mul kuna see näitus oli Narvas, siis küsiti, miks vadja keeles väljas ei ole ja eks selles mõttes perspektiivi veel on. Ja me selle näituse siis sellisena tegime, et tutvustada, kuidas siis meie isa palve läbi eesti keele ajal on. Ja tavaliseks põhiküsimus on selles, et no ma ei tea palju nooremad inimesed, aga üldjuhul teatakse, kui öeldakse issa meie. Kõik teavad issa meie, see meie isa palve. Aga ja kui me vaatame ka siin esimest teksti Kullamaa käsikirja aastast 1524 ongi isa mede. Vandrat Köllis, me siit ei saa seda nii täpselt vaadata. Siis lõuna-eesti keeles Völkeri, siis Tartu jesuiitide kolleegiumi õpetaja käsikirjas on ka isa mede. Ka Stahlis
kiriku käsiraamas isa Medi ja alles vastas testamendis on meie isa. Aga originaalis ladina keeles on ikka meie isa palve ka Pater Noster, isa meie. Nii, et läbi sajandite ongi seda isa Mede või isa meie ehk issa meie loetud. Ja sealt on see tulnud nagu omaette termin, mida ka Joosep Toots pidi õppima seal Julk-Jüri juhtimise all, issa meie. Aga täna ta ongi meie isa ja selle tõttu ka meie see selline logo on ka just niimoodi kujutatud, isa Mede, meie isa. See tähendab ühte ja sama, aga lihtsalt keel on muutunud ja eelmine aasta see näitus oli mitmes Eestimaa paigas üleval ja ka sellel aastal, sest kuna tänavu aasta on meie Eesti raamatuaasta, siis on ju see täiesti loomulik, et ka raamatuaastal sellisest olulisest tekstist, mis on tõenäoliselt üks vanemaid võõrkeelest tõlkeid eesti keelde. Sest mina olen ajaloolasena küll seda meelt, et vähemalt 8 sajandit on siin Eestimaal, Vana-Liivimaal, Balti mere idakaldal meie isa palvet loetud. Milline see tekst tol ajal oli, kuidas sakalased või ugandlased või rävalased seda lugesid, seda me ei tea, kuna seda ei ole kirjalikult säilinud. Aga nii kui Eesti või Vana-Liivimaa muutus osaks kristlikust Lääne-Euroopast, siis ka kristliku kiriku kõige olulisemad tekstid tol ajal, meie isa palve, 10 käsku ja katoliiklastel oli ka Maaria palve ja veel mitmed sellised olulised asjad, mis oli pühakirjast, need pidid olema eesti keeles. Sest läbi keskaja kehtis see reegel, et kirik ehitatakse kohalikust materjalist. See tähendab seda, et ei toodud ei puitu ega kive kuskilt sisse, vaid ka kirikuhoone ehitati kohalikust materjalist. Ja see vaimulikkond pidi olema ka kohaliku, kes pidi oskama kohalikku keelt, sest ei olnud ju mõtet ju nendel üksikud sakslaste või rootslastel või kes siin taandlased, kes siin olidki see saksakeelsed ja alamsaksa keeles, kes oskasid niikuinii meie isa palvete kirikutekste ladina keeles või alamsaksa keeles. Neile poleks vaja olnud. Aga eestlane, maarahvas, tal oli vaja tema emakeeles. Ja selle tõttu need tekstid tõlgiti ja neid tekste õpetati. Sest kuidas oleks võimalik olnud siis neid nõnda nimetatud vastristitud eestlasi, kuigi mitmed või mitu põlvkonda võib olla kristlased, õppima tundma seda, neid põhiprintsiipe ja seda ka meie isa palvet ikkagi oma emakeeles. Et selle tõttu vähemalt mina julgen öelda, et 8 sajandit on meie isa palve tekst eestlasi mõjutanud, suunanud meie mõtteviisi, meie arusaama. Ja kui me nüüd raamatu aastal tähistame 500 aasta möödumist esimesest eestikeelsest raamatust, kuigi jah, tegelikult selle trükise põletamisest. Aga mis väga oluline on see, need trükised, mis põletati, need olid liivi, eesti ja läti keeles. Ja arvatakse, et see võis olla Martin Lutheri missa kord või kiriku jumalateenistuse kord. Aga täiesti kindlasti, et seal oli meie isa palve 1, mis oli ka seal sees olemas. Ja on väga pikka aega ajaloolased on arvanud, et see liivikeelne, mis on livionorum ladina keeles on kirjutatud tekst, et see kindlasti võis olla, on mõeldud ehk alamsaksa keelt. Aga tegelikult, kui tõsiselt mõelda, et miks oleks pidanud siis alamsaksa keelset trükist siia tooma. Sest niikuinii need trükised olidki tõenäoliselt saksakeelne, eestikeelne, saksakeelne, liivikeelne, saksakeelne, lätikeelne. See oli see nii-öelda koguduse jumalateenistuse korra raamat. Ja miks me ei võiks seda mõelda, et see liivikeeles olema läti liivikeele
võiks öelda põhi esiliivlane Valts, kellega me siin 6 aega tagasi Tallinnas kokku saime, ka tema ju ütles, et kindlasti see oli liivi keeles. Ja samas, kui me mõtleme seda Riia peale, Riia esimene nii-öelda lätikeelne luterlik kogus pastoriks oli liivlane. Et miks mitte mõelda seda, et täna see aasta me tähistame siis mitte ainult Eesti ja Läti, vaid ka liivikeelse trükisõna algust. Ja nii nagu öeldud, et see on see, mis meile säilinud on. Kuigi jah, me võib-olla siin ajaloolastena teeme nalja ja arvame, et kuna inkvisitsioon need raamatud ära keelas, lasi ära põletada, aga kui on kohtu otsus, siis ju süütõendid jäetakse alles. Järelikult kuskil kohtumaterjalides võiks need süütõendid täna veel alles olla, juhul kui need arhiivid säilinud. Sest kogu see jutt on ainult ühe mehe päevikust, mida me täna nii-öelda tähistame sellel aastal, raamatu aastal. Ja selle tõttu on ka meie isa palve näitus ka raamatu aastal väga oluline ja miks ma ka ta siis sõnastasingi niimoodi, et meie isa palvest raamatu aastal, sest see on üks tekst, mis ühendab kõiki rahvad, kõiki keeli ja ka kõiki kirikuid, sest kõik kristlikud konfessioonid kasutavad meie isa palvet ja kõik inimesi, kes meie isa palvet loevad, see on nii oluline tekst. Ja selle tõttu ma arvan, et ka siin Mahtras see näituse roll ei ole mitte ainult see, et me võiksime vaadata neid vanu tekste, kuidas neid loeti, vaid mõelda ka sellele, kuidas see tekst, need vanad tekstid on tegelikult ka eestlase mõtlemist, arusaama maailmast ja Jumalast mõjutanud ja suunanud. Ja olgu siis see näituse aeg siin ka hea ja ma loodan, et te suudate kohalikud inimesed siia kohale tuua, et nad võiksid ka oma esivanemate lugu meelde tuletada. Aitäh, Jaanus, Rait, kogu muuseumi pere selle hea koostöö eest ja soovin, et see raamatu aasta võiks anda meile veel hulga elamusi raamatuga, kirjandusega ja ka mitte raamatuga. Aitäh! Kõik te muidugi teate, et meie isa Kalevan siis on piiblis, siis on Matteuse evangeeliumis ja Luuka evangeeliumis. Ma neid peatükka ütleme teile ei hakka, aga tegelikult ikkagi rahvale jõudis meie isa Kalev ikkagi enamasti katekismuste kaudu. Kahjuks meie muuseumis ei ole väga vanu katekismusi ja ka erakogudes ma ei ole leidnud väga vanu. Meie muuseumis või ütleme selle näituse kõige vanem katekismus on siis aastast 1849. Ja nagu te vaatate, see on ikka väga ära kulunud, aga miks ta on kulunud, ikka teil on väga palju kasutatud tegelikult. Ja siin on meil ka siis uuemad katekismus, et katekismus ja antud välja näiteks 1917. aastal antis välja 54 tükki katekismust eesti keele, neid on ikka väga palju antud välja. Muidugi see katekismus ja kasutate ka väga palju kodus lugema õppimisel ja tõesti enamasti nad lihtsalt need loeti ära tegelikult ja kasutate, need väga vanu säilinud ei ole. Lisaks katekismustel meil on väljas siin ka piiblid, eks ja siin ongi nagu näete, et esimene eestikeelne piibel ilmus siis 1739. Meil on ka väljas siin esimene trükk on väljas, kahjuks selle esimesel trükil tiitelleht puudub, aga muidu ta on väga heas korras tegelikult ja kõik on originaalne, aga ainult, et tiitelleht puudub, on olemas muidugi Uue Testamendi tiitelleht, aga muidugi ühele raamatule, kui ta tiitelleht puudub, siis muidugi see raamatu väärtus on kohe palju ülesend tegelikult, aga ikkagi ta on ikkagi üpris väärtuslik raamat tegelikult on. Meil on väljas ka piibli teine tükk aastast 1773. Ja eks kui hakkate mõtlema, et kumb on siis väärtuslikum, kas esimene või teine tükk, eks alati ikkagi raamatu esimene tükk on kõige väärtuslikum, aga piibliga on niisugune lugu, et tegelikult piibli raamatu teine tükk peetakse arvutasemaks kui esimest trükki, sest et seda esimest trükk ilmus midagi vist 6500, ma võin praegu nagu 6015. Või 6015 jah, aga teist trükki palju Jaan ilmus, palju vähem igatahes. Oi, minu meelest kuskil 1000 vist. Jah, midagi, et see teine tükk on meil siin väga
see kuulub Aarele ja ta on tõesti, esiteks ta on ka väga heas korras ja ta on täiuslik, et selles mõttes, et see on väga suur varandus tegelikult, jah. Mul on siin kaasas üks niisugune raamat on ühesõnaga. Piiblipildid Julius Schnorr von Karlsfeld. Lugu on niimoodi, et umbes 10 aastat tagasi mina avastasin, ütleme ikka 10 aastat alles tagasi tegelikult, kuigi ma olen väga suur raamatusõber ja raamatukorja ja tegelikult ja tõesti ma ei teadnudki, et esimene illustreeritud piibel ei ilmunud, ei olnud see suur piibel, mis ilmus 1938 või 1940, vaid juba 1903. aastal ilmus esimene illustreeritud piibel ja teist kord ilmus sama piibel ilmus 1914. Ta on mustvalge ja mul on ka väljas siin 1914. aasta trükk on. Ja siis selle nende piltide autor on siis Julius Schnorr von Karlsfeld. Ja tähendab, need piiblipildid ilmusid sellise raamatuna juba 1903. aastal, siis oli teine trükk oli kuskil veel 1920 midagi oli, aga see nüüd on siis Vaksimiile trükk, eks ju, kõik teate, mis on Vaksimil, eks ju, et on täpne koopia trükist tegelikult on ja meil on ka siis on tõesti, et ja väga ilusad pildid ja hakata, eks nüüd võrdlema neid selle Doré piibliga, eks, et suur piibel, te olete kindlasti kõik ju teate, et see on Gustave Doré on seda illustreerinud, et ühesõnaga on päris palju nagu sarnasust on tegelikult nende piltidel ja muidugi ma ikka vahel mõtelnud, et võiks kunagi ka ilmuda ju piibel ka ütleme, et eestlaste poolt illustreerituna tegelikult ja muidugi täitsa võimalik oleks ju üks kuulus Eesti kunstnik on ka väga palju piiblit illustreerinud, kas oskab keegi öelda? No Viiralt on. Viiralt, jah, see Viiralt on jah ja tegelikult ja Viiralti poolt ilmus siis Stenmanni usuõpetusõpikud ilmusid aastatel 20. aastatel 5 osa, millest on siis on tema illustreeritud ja väga ilusad pildid on. Mul isegi selle aasta alguses oli see näitus oli Juru raamatkogust üleval nendest kõigest 5 raamatust oli, et on ka väga ilusad tegelikult jah. Aga seda raamatut, kes tahab, seda võib siin vaadata, siin on kokku, siin on siis 240 illustratsiooni, 160 Vanast Testamendist ja 80 Uuest Testamendist, nii et seda võite siit lehitseda, et piiblit hakka välja võtma, panen ka su kätte on praegu, eks ju, selle on jah. Ja siis räägime mõned sõnaga siis sellest vitriinist, eks ju, jah. Muidugi üldtuntud on, et tõesti, et siin on, et 1938. aastal, kui 1940 ilmus siis suur piibel, eks, mis on tõesti illustreeritud, milles on siis 226 vist on jah, prantslase Gustave Doré illustratsiooni ja lisaks on ka siis värvilised pildid tuntud maailma näiteks just kunstilise töövõttest. Siin isegi üks ka Köhleri pilt peaks olema tegelikult. Teised on siis on Lääne-Euroopast, Rubensid ja Michelangelo ja kes siin kõik siin sees on tegelikult ja meil on siis 2 piiblit välja pandud, üks on siis on tegelikult see nüüd on Taska kujundatud piibel muidugi, kahjuks peab muidugi ütlema, et Taska töökojas see tehtud tegelikult ei ole, aga see on ühesõnaga selle sama Smithi järgi on selle eeskujul ta tehtud tegelikult jah. Aga see piibel on siis on täpselt sama piibel, aga ta lihtsalt on teistmoodi köide tegelikult on jah. Ja siia lisaks ma panin siis, nagu te ka paljud kindlasti teate, ka omate 1989. aastal, kui oli Eesti piibli 250. aastapäev, siis anti sellest suurest piiblist Vaksimile trükk anti välja, mis on väikeses formaadis ja see Vaksimile trükk on ka siin meil väljas. Muidugi kahjuks silles ei ole neid värvilisi pilte, ainult on need mustvalged Doré grafüürid, aga värvilisi pilte siin ei ole. Ja kas selline see väike näitus meil ongi, mis nüüd Jaani näitust natuke siin täiendab, et Ei, see on meie ühinäitus, aga ma nüüd tahan natukene täiendada seoses Karlsfeldiga. Sest et Karlsfeld oli ühtlasi ka Doré õpilane ja see oli omaette koolkond, kus selles stiilis piibli kujundati ja neil oli veel üks kaastööline ja üks ka kunstnik, kes ka oma kunstniku teed alustas seal. Ludwig von Maidel, skulptor, Eesti kunstnik, kes on Oleviste kiriku restaureerimise teinud ja kes oli Tartu piibliseltsi sekretär pea kuni oma surmani. Ja tema tol ajal tsaari jõukonna tellimisel tegi Vana Testamendi prohvetite raamatust ka analoogsed illustratsioonid, aga need kahjuks on hävinud. Nii et meil, kui oleks kästi läinud, oleks Doré ja Karlsfeldi kõrval oleks on 3. mees Maidel, meie oma mees. Aga
nii nagu ajaloos on, kõik asjad nii ei lähe. ja ütled ja kuidas seda raamatut, mis Kajarast, mis seda nüüd loete, seal tegelikult, seal on väga hea Mai Levin eestlane, seal on ka tõesti Maidreist jutt ja tegelikult see on väga hea raamat on jah, aga noh, see on muidugi ka üpris haruldane raamat vist tegelikult on jah, aga noh, need ikka liigub ühesõnaga. ta oli väiksest tiraažis oli jah. ei jah, ta on väga hea raamat tegelikult. sellega on meie väikene avamine lõppenud ja ma tahaksin kinkida Jaanile ühe raamatu, ma märkasin, mida ta sirvis sellise näoga, nagu tal ei oleks seda raamatut. nii et on hea võimalus see kinkida. see oli aitäh. ja kõrval on meil ka väike lauakene kaetud, et head näitused.